No nii, tere lemast teile tagasi minu kanalile, kallid vaatajad, vaatama ja kuulama päeva uudiseid. Tänaseks peateemaks on YouTube ja selle seadused. Ja miks me sellel teemal täna rääkima hakkame, on see, et minult küsiti paar inimese poolt, et miks minu kanalil on kommentaarid keelatud või suletud. Nagu te näete siit, siis ka minu videol on kommentaarid välja lülitatud. Ja see põhjuseks on siis see, et kui ma ei eksi, siis eeldatavalt kusagil 1. jaanuarist 2020 aastal siis tuli YouTube'is selline seadus nimega COPPA lühendatult, mis piirab siis paljude lisade ja võimaluste kasutamise lastele mõeldud videodel. Ja mida see tähendab, on siis see, et sellel ongi nagu mu siis kommentaarid nendesse kinni. Ja nagu me läheme kohe siis nagu täpsemalt selle juurde, aga nagu ma siis näidan teile ära ka, et siin näiteks minu Kona mängul on siis kommentaarid välja lülitatud, kuna see on lastele mõeldud content. Ja kuidas ma seda tean, on see, et kui ma otsin näiteks Google'ist, nüüd ma unustasin selle küll valmis otsida, aga noh, nii ma saan seda teha, näiteks Kona Age Rating. Võtame siis Common Sense Media näiteks, Kona Game. Te saate ise ka kasutada siis seda nagu võimalust, oli vist, ja näete, see on siis Kona Game ja siis Age 13+, mis tähendab, et see on siis lastele mõeldud mäng ja kui sa seda mängu rekordid, on see lastele mõeldud content. Et siis kirjutatage siis Google'sse nagu, et siis selle mängu nime, kui sina oled ka näiteks YouTuber, kirjuta selle mängu nime ja siis Age rating või midagi sihukest nagu, ja siis kui hästi läheb, siis sa leiad selle mängu vanuse nagu ja siis sa tead, kas sa pead selle panema lastele mõeldud content või mitte lastele mõeldud content. Aga mul on siin ka üles kirjutatud siis küsimused, milles ma tahan teile täpsemalt rääkida. Ja teiseks küsimus ongi siis see, et mida tähendab COPPA seadus. Võtame lahti interneti. Nii. Ehk siis COPPA seadus on see, et sa pead siis nagu välja töötlema ja figureerima, kas sinu content on mõeldud siis made for kids ehk lastele mõeldud content või mitte lastele mõeldud content ehk siis 18+ content. Ja siin ongi kohe jälle seega, et vaatamata sinu asukohale nagu nad siis nõuavad, et sa pead siis sätestama, et kas sinu videod on mõeldud ja tehtud lastele ehk siis made for kids või mitte. Vaatamata selle, kas oled Eestist, Saksamaalt, Hiinast, Itaaliast, kus iganes, kõigile kehtib see seadus. Eriti sul oled content creator näiteks YouTube'is ka. Ma kõike siin väga tõlkima ei hakka, kuna see läheks liiga keeruliseks, aga ma loodan, et te saate ise aru. Nagu ma võib-olla, ma küll lubama ei hakka, aga ma võib-olla lingin need infod siis ka alla video infosse, et te saaksite sealt tugeda seda nagu. We are making these changes according to an agreement with the US Federal Trade Commission, FTC. Ehk siis US, see on vist US, on mingi USA või midagi sihukest, ma täpselt ei tea. Ja siis see föderaalne, siis see nagu komisjon, ühesõnaga see on siis see põhiüksus ja kompanii, kes neid seadused ja asju välja kuulutavad ja teevad nagu. Ja siis, et failure to set your content appropriately may result in consequences on YouTube or have legal consequences under COPPA and other laws. Et siis ühesõnaga jaa, et kui sa määrad oma videod valesti, kui sa valetad, petad,
kuidagi eksid nagu, siis võivad olla sellega karmid ja ranged tagajärjed, näiteks YouTube'iga või siis ka selle kopa seadusega, et sa võid siis jamadesse sattuda nii YouTube'iga kui ka selle USA föderaalagentsiga ja kõik muud üksused, kes selle seadusega ja reeglitega tegelevad. Mis teebki selle tegelikult nüüd YouTuberitele väga raskeks, aga eks kõik asja tegema omal ajal. Ma muidugi võib-olla natukene siin lähen juba teemadega nagu kokka, sest siin on muidu eraldi kõik ära kirjutatud, aga pole midagi parata. Nii, ja siis siin räägibki niimoodi, et according to the FTC guidance on COPPA, a video is child-directed which we call made for kids if. Ehk siis see lastele mõeldud content on siis, kui children are the primary audience based on the factors described below. Ehk siis see lapsed on siis see põhiline see vaatajaskond ja kogukond nagu kelle sa need teed või mida on nagu mõeldud ja kui need videod on nagu sobivad neile nagu ning children are not the primary audience but the video is still directed to children based on the factors below. Isegi kui lapsed ei ole sinu peamine audients, nagu ehk siis peamine vaatuskond, ega minu ka tegelikult lapsed pole nagu minu peamine vaatuskond, vaid minu peamine vaatuskond on lihtsalt nagu inimesed, kes minu videosid vaatavad ja ka koostööpartnerid näiteks, kellele ma teen content ja kes mind toetavad nagu, et nagu ma otseselt ei ole mõelnud, et ma nüüd teen lastele just content, vaid lihtsalt ma olen nagu YouTuber. Aga isegi kui need videod on nagu mõeldud nendele või on nagu sobilikud neile, nagu see Kona 13+, nagu, et siis see tähendab, et see on mõeldud lastele, isegi kui seda ei mõtle, et see on lastega nagu mänguandus on see, ja sa pead seda arvestama. Nagu seda see. This is known under COPPA as a mixed audience content, which is type of child-directed content. Ja siis võib olla ka mixed audience, nagu et nagu vanemad ja nooremad inimesed näiteks nagu ja mul on ka eri riikides nagu vaatajaid ja eks mul on rohkem nagu nooremaid vaatajaid, aga mul on ka vanemaid vaatajaid ka, et kellele miski nagu meeldib, seda nemad nagu vaatavad, lapsed vaatavad rohkem võib-olla mänge ja vanemad vaatavad midagi muud näiteks. General audience content is not the same as mixed audience. Et siis see nagu see põhiline või see tavaline vaatuskond ei ole siis nagu sama nagu on siis segamini vaatuskond või midagi sükest niimoodi. Ja siis siin all jutt räägib ka, et kuidas sa saad siis välja selgitada, kas sinu video on mõeldud lastele või mitte, aga võtame väikse vahepausi pala. Nii. When deciding whether or not your channel or video is made for kids, you should consider various factors including. Et kui sa hakkad nüüd siis mõtlema ja vaatama, et ja nagu siis sätestama, kas sinu kanal, sinu videod on mõeldud lastele või mitte, siis sa pead tutvuma teatud faktidega, mis on siin siis nagu määratletud. Näiteks subject matter of the video, educational content for preschoolers. Näiteks niisugune õpetlik video siis eelkooliealistele lastele näiteks on mõeldud siis lastele mõeldud video. Whether children are your intended on the actual audience for the video. Et siis kas lapsed on sinu põhiline videovaatajaskond või sinu nagu mõeldud sinu videote vaatajaskonnaks, et siis on see mõeldud lastele mõeldud content nagu. Whether the video includes child actors or models,
et kui sinu videod näiteks sisaldavad lapsnäitlejaid või modelle, mul muidugi ei sisalda. Whether the video includes characters, celebrities or toys that appeal to children, including animated characters or cartoon figures. Et kas sinu videod sisaldavad näiteks karaktereid, kuulsusi või mänguasju, mis näiteks on lastele ahvatlevad, kaasa arvatud animatsiooni karakterid or multifilmi karakterid nagu, et jah, eriti just siis, kui mängid näiteks mingeid animemänge või siukse multikamänge, et siis võivad olla ka eelkõige lastele nagu ahvatlevad ja siis et see läheb ka jälle lastele contenti alla. Whether the language of the video is intended for children to understand. No, ma ei tea, ma teen eestikeelseid videosid, eestlased muidugi mind mõistavad, aga välisemalt mitte, sellest nagu probleeme pole, kuid siiski. Nii. Whether the video includes activities that appeal to children, such as playing, acting, simple songs or games, or early education. See on ka nagu see, et kui sinu videod sisaldavad teatud tegevusi, mis võivad lastele ahvatlust pakkuda, nagu näiteks mingi mängimine, lihtsad lood või mängud või siis varajane õpetus või harimine et mina mängin mänge enamasti ja muidugi games on kindlasti, mis seal on included siis ja sedasi need loogid muidugi lähevad, ma ei tea ja need muud tutvustusvideod vaata, et ma ei tea, et kuhu need ka lähevad, see on natuke keeruline. Whether the video includes songs, stories or poems for children, et kas siis need videod sisaldavad lugusi, jutte või luuletusi lastele et on need raamad, mis mul on need siis ka lastele mõeldud contenti alla kuuluda. Any other information you may have to help determine your video's audience, like empirical evidence of the video audience. Et siis mingi lisainformatsiooni, mis sul on mis aitaks siis sulle sätestada ja määratleda, kas video on siis mõeldud lastele või mitte, et see on väga kasuks ka. Whether the content is addressed to children, et kas see content on siis ka mõeldud lastele või niimoodi, taaskord siis kuna mäng, mida ma hetkel viimasel mängin, on ka siis 13+ määratletud ja see tähendab seda, on see lastele mõeldud content. Nii, aga siin on ka veel see infopositsioon et just because your content may include some of these factors does not automatically mean it's made for kids. Et isegi kui sinu videos või contendis sisaldab teatud fakte siin välja toodud faktidest ei tähenda see seda, et see on automaatselt kohe lastele mõeldud content. Et võib olla ka nii, et sa teed teatud asju videos või niimoodi mis on mõeldud lastele, aga põhiosa näiteks, mida tähendab midagi muud, siis sa võid isegi panna, et see video on mõeldud, ei ole mõeldud lastele. Aga muidugi jah, ega see on päris keeruline teema, nii et ma arvan, et siin niisuguste kuulsad kestjad meil ei ole niimoodi ja see ajab mitte ainult mind, vaid ka paljusid teisi YouTubereid ja content creatoreid segadusse. Aga sellest me tegime ka hiljem. Nii, aga jah, et sul on võimalus niimoodi, et sa pead sellega arvestama ka. You should carefully consider who you are trying to reach with your videos as you evaluate your content and the factors above. Et sa pead siis ettevaatlikult siis ootustama ja mõtlema, et kellele on siin või kellele sa proovid kellele võib välja jõuda või oma kanaliga ja videodega välja jõuda, kas lasteni või täiskasvanutele või niimoodi.
noh, mina muidugi lihtsalt teen nagu content'i ja videosid, mina otseselt ei siis suuna ennast nagu kellegini. Võib-olla siis ma pigem nagu proovin rohkem siis nagu sponsoriteni ja toetajateni välja jõuda, aga jah, eks ka lapsed on siin nagu ka juures niimoodi, et siis peab sellega arvestama. Nii. Siis siin meeldib veel see, et YouTube Analytics ETA is not designed to help determine if your content is child directed. Et see YouTube analüütika siis süsteem ei ole nagu veel mõeldud siis või loodud nagu ise siis nagu määratlema, et kas sinu videod on mõeldud lastele või mitte nagu. Et kas sellest me räägime natukene hiljem. Nii. You should use the factors outlined by the FTC above to set your items. Et siis selle mingi föderaal selle üksuse reeglistiku järgides pead sa ise sätestama nagu siis kas sinu kanali videod on mõeldud lastele või mitte, kaasatud siis kasutad neid fakte, mis on siin välja toodud. Ja siin on siis kohe küsimus, et how old is a kid, et kui vana on laps. Siis siin räägib, et the age of a kid in the United States is defined as anyone under the age of 13. Et siis United Statesis ehk siis Ameerika Ühendriikides on siis laps igaüks alla 13 aasta nagu, et kuni 13 aastaseni kaasa arvatud on siis nagu lapsed, nagu kuna on 13 pluss, mis on seda nagu, et 13 on nagu laps. However, the age of a kid may be higher in other countries, so consider the factors described above as appropriate given how kid is defined in applicable laws in your country, and consult legal counsel if you have additional questions. Et kuigi nagu riikidest erinevalt võivad olla need laste vanused varieeruda, et siis sa pead kindlasti nagu olema ka oma riigi seadusega nagu kursis, et kui vana on laps, kui vana on jälle laps ja nii edasi nagu. Et aga noh, kuna nendeks mina olen ka arvestanud nagu sellega, et alla 18 on kõik lapsed, isegi kui sa oled ikkagi laps nagu, aga 18 pluss ei ole enam laps, et siis mina sätetangi oma videod ka kõik niimoodi, et kuni 18 plussini on kõik on lapse content ja 18 pluss on siis mitte lastemõeldud content, või kui mäng sisaldab näiteks verd, tulistamist ja niisugused asju, mis ei ole lastemõeldud, siis nagu kohe saab panna ka, et ei ole lastemõeldud nagu. Et kindlasti mängudest olenevalt siis saad määratleda nagu seda. Et no kuigi võib ka öelda, et kuni 16 on juba nagu laps ja 17 ja enam laps on juba nooruk niimoodi, et nagu jaa, aga noh, vaat see YouTube on niisugune keeruline asi, mida ei suuda keegi täpselt 100% mõista. Ja kui on nagu lisaküsimusi, alati võib nagu küsida neid ka. Ja siin on väike lisakontekst veel see, et as a creator you know your videos and your audience best, and it is your legal responsibility to comply with COPPA and or other applicable laws and designate your content accurately. Et nagu sina kui siis content creator ehk siis YouTuber, sina tead ikka paremini oma videosid ja oma seda vaatajaskonda kõige paremini nagu, ja see on sinu kohustus siis seadusi arvestades siis seaduskuulekalt ja vastutustundlikult austada ja teha koostööd siis COPPA ja nagu lisa muude siis seadustega ja reeglitega ja siis määrata oma videod ja content siis võimalikult täpselt. If you fail to categorize your content correctly, there may be consequences on YouTube. Ja kui sa eksid või teed vea määratluses oma kanalil, siis sa võid
võid nagu minna seadusega pauksisse, võivad juhtuda mingid jamad tulla kaela ja nii edasi nagu. Et siis nagu tuleb olla võimalikult täpne ja korrektne, et vältida pahandusi. Kuid muidugi ma loodan, et esimene kord on hoiatus ja siis edasi juba võivad need tagajärjed siis nagu tulla. Aga ega mul on mõned küsimused, mille ma ei tea, mul on üldse saangi vastust, aga ma püüan võimalikult siis ikkagi teha vastutustundlikult seda, mida tegema peab. Aga ka sellest räägime hiljem, ja lõpus tuleb meil kokkuvõttega. Additionally, there may be legal consequences under the Children Online Privacy Protection Act ehk siis COPPA or other applicable local laws. Et sul võivad olla siis tagajärjed siis COPPA seadusega ja föderaalsele kogukonnaga ja siis on teistel nagu kohalike seadusega samamoodi. Nii, sellest me saime nüüd räägitud. Nüüd on siis, räägime tagajärgedest ka. Tegelikult ma juba rääks jääme siin, kuidas hakkama saada COPPA seadusega nagu, COPPA seadusega hakkama saamiseks ongi siis see, et siis sul on nagu valida, kas sa kustutad oma kanalilt videod, mis on lastele mõeldud, või sa lihtsalt määratled ära videod, mis on lastele mõeldud nagu, ja hoida nende aastaga kursis ja Google'is kontrollid siis, kas mäng on mõeldud lastele või ei ole mõeldud lastele. Näiteks kui sa saad mängu või sa muid asju, siis nagu pead sellega ka arvestama. Aga nüüd oleme siis siin tagajärgede keskkonnas. YouTube starting this month is requiring all creators regardless of location and whether or not they produce content intended for children to designate whether their videos are made for kids. Ja siin taaskord mõned asjad lähevad kokku ennem räägitud jutuga, aga ongi see, et vaatamata sinu asukohale kehtivad ka sulle samad reeglid, millest ma võin ka hiljem muidugi rääkida, et kas sa oled siis Eestist, Hiinast, Itaaliast, Ameerikast või kus iganes, on reeglid samad, kui sa oled YouTuber ja sa teed contenti, sest sa oled nende seadusega nagu nõustunud. Et siis nagu sa pead siis nagu määratlema ja et siis kas sinu videod ja content on mõeldud lastele või ei ole mõeldud lastele. Ja siis kõik siis jõudus nagu paika panema videosid üles laadides. And many YouTubers are concerned that the new rules will hurt their monetization or even expose them to fines if their content is mislabeled. Et paljud siis YouTuberid on mures, et uued seadused ja reeglid siis võivad nagu mõjutada nende videode rahastamist või isegi nagu siis nad võivad saada trahvi suures summas, kui nende content on valesti nagu sätestatud. Et ja sa ei saa oma videosid enam rahastada, lastele mõeldud videosid ei saa ka rahastada, mis tähendab seda, et sa kaotad päris kopsaka summa oma rahakotist, kui sa teed videosid, mis on mõeldud lastele. Ja jah, trahvid on ka olemas ja need ei ole üldse odavad, kuigi nad ei võib teha küll, aga sa pead seda sätestama, kas see on mõeldud lastele või mitte, see on see valik olemas niimoodi. Et nagu kuigi meil üks kindel summa on teatud trahvisumma, siis oli seal kirjas, et nad siiski eraldi vaatavad need kõik asjad üle. Nii, the change is the result of YouTube 170 million settlement with the FTC and the New York Attorney General for alleged violations of the US Children Online Privacy Protection Act COPPA. Ehk siis need muudatused on siis tulnud siis
YouTube'is mingi selle keskuse poolt koos siis föderaalkompaniiga ja mingi Yorgi mingi veel üksus nagu, et siis nende poolt on see pandud nagu paika, kasutatud ka USA laste mingi privaatsuskaitse nagu ka, et siis on nagu ongi siis see COPPA ehk siis lühendatult. The law prohibits internet companies from collecting data from kids under 13 and YouTube was accused for violating the law. Et siis see seaduse keelab ja nagu keelustab siis internetikompaniidel siis laste kohta teabe kogumise alla 13-aastastelt lastelt ja YouTube nagu on süüdistatud siis seda seadust rikkununa nagu, et kuna YouTube siis oled seda seadust nagu rikkunud ja kogunud info siis teabet siis ka lastel, mis on nüüd keelatud. YouTube is putting the onus on creators to comply with COPPA. If you fail to set your audience accurately, you may face complications issues with the FTC or other authorities and we may take action on YouTube account, according to YouTube Help Center document on the topic. Ja siin YouTube nagu ka paneb siis nagu suurema koorma siis YouTube'ile ehk siis YouTuberitele ehk siis content creatoritele, et siis peada nagu koostööd siis COPPA seadusega ja arvestama seaduste ja reeglitega ja if you fail to set your audience accurately, you may face complications with issues with FTC. Et kui sa nagu ebaõnnestud või eksid siis oma vaatajaskonna nagu täpsuses ja asjades nagu keerulistes asjades ja siis sa võid kokku puutuda siis keeruliste probleemidega ja nagu asjadega, mis on siis võivad sind kokku viia ka föderaalagentide ja asjadega või teiste siis nagu nende õigusüksustega nagu. Ja lisaks võib YouTube võtta siis midagi ette sinu YouTube'i kanaliga nagu ka, mis võib viia sinu kanali bännimiseni, eemaldamiseni või mida iganes. Ja nüüd me jõuamegi kohe siis selle trahvisummani. Creators are subject to potential fines from running afoul of COPPA. Et siis nagu siis need YouTuberid ja content creatorid siis on nagu ka määratletud või et on võimalik saada trahvitud valedades ja pettes siis seadusi, mitte neid täites või oma videosid valesti määratledes, et COPPA seadust eirates nagu, et siis according to the FTC the law allows for civil penalties of up to 42,530 per violation according to the agency. Et siis siin on nagu määratletud nagu seda, et siis selle föderaalkompanii üksuse ja seadustega koos võib ulatuda ühe video kohta trahv kuni $42,530. Ehk siis see ongi tegelikult üks põhilisi asju, miks on väga paljud YouTube'id mures, kuna nagu kui sa tõesti saad trahvi üks summa, siis on ühe video kohta, kui sul on näiteks sul on 10 videot on ju valesti määratletud, sa saad $420,000 trahvi.
aga siin on muidugi kohe on räägitud seda ka, et nii, kus nüüd ongi jaa, et however, the FTC considers a number of factors in determining the appropriate amount, including the company's financial condition and the impact a penalty could have on its ability to stay in business. Et muidugi nad, see föderaalkompanii värgendus, et see siiski arvestab fakte ja nagu selle, siin muidugi räägid nagu kompaniidest ka on ju, aga ma arvan inimeste puhul niimoodi, et sinu rahalist seisu, sissetulekut, võimekust ja nii edasi nagu, et siis vastavalt sellele nad arvestavad välja õiglasema summa, mille pead sina trahviks nagu maksma, et sa ikkagi näiteks elus püsiksid, et või kompanii püsiks elus, et saaks ikkagi jätkata oma tegemistega nagu, et nad otseselt ei taha siin nagu hauda viia või nagu siin täielikult sellest nagu businessist välja süüa, et sellest nagu ja kuigi põhisumma on tegelikult $2000 on ju, aga sa võid saada võib-olla mingi peale $1000 või $2000, noh oleneb kui suur on see rikkumine nagu. Et jaa, siin on nagu ka koostöö ja kokkuleppe asjad, et siin on kõik on nagu võimalik. Nii, mis me siin veel on siis? Nii, vaat näed, siit tuleb kohe ka YouTuberite kohta siin teema. That alone has sent a shock waves through the YouTube community and has even led some creators to delete videos or threaten to leave YouTube altogether. Ja ongi see teema, ma olen kuulnud asjadega ka, et see ainuüksi on juba saatnud šokilaine siis läbi YouTube'i kommuuni ja on siis viinud paljude kontekstide selleni, et nad kustutavad oma kanalilt videosid või nad on ähvardanud lahkuda YouTube'ist koos või nagu täielikult. Ongi nüüd see, et näiteks minu üks välismaa YouTuber Games4Geeks ütles ka, et tema kustutab enda kanalilt kõik videod, mis on lastele mõeldud. Ja ta siis enam ei mängi, et mänge ka, mis on lastele mõeldud paraku. Ja noh, sealt me saame tegelikult juba trahvi head summa teada ka, kuna talle öeldi ka, et pane, et sinu kanalil ei ole lastele mõeldud videosid, eks ju. Kuid siis ta ütleski niimoodi, et seal on väga suured trahvid, kui sa petad, et nagu ei tasu petta. Ja siis sa peaksid nüüd arvestama, et kas sa tahad, et sinu kanal ei oleks mitte ühtegi lastele mõeldud videot või kui sa tahad, et su kanal on lastele mõeldud videot, siis sa pead arvestama sellega, et seal on omad piirangud aga noh, mina näiteks, kuna mina otseselt ei tee raha pärast videosid, siis minul teen igasugust contenti, et see on väga see probleem ja valmistada ainuke murekoht ongi see, et ei saa näiteks kommenteerida mida videosid ka, et ma ei saa kommentaare lugeda. Ja et siis seal räägiti ka, et paljud juba ütlesid ka, et see Yahoo võiks kasutada YouTube'ina või siis see ka BitCute, mida ma teile kohe vastu näitan, on üks koht, kus on ka nagu YouTube. Ja seal ei kehti need seadused, et kui te ei taha, et seadused teile kehtiksid, siis te võite valida kas Yahoo või BitCute'i ja seal võite teha mida iganes te tahate, seal seadused ei kehti teile. Aga noh, mina ei ole otsustanud täielikult YouTube'ist lahkuda, kuigi jaa, ma mõtlesin ka kahele asjale. Esiteks ma mõtlesin ka, et võiks üldse YouTube'i lõpetada, kuna kui YouTube niimoodi allamäge läheb ja hakkab lihtsalt igasugust seadusi asju veel looma koos nende föderaalagentide asjadega, mis tõesti mõjutavad content creatoreid, kaasatud nagu mind, ja siis ei ole mõtet väga YouTube'i enam tegeleda. Ja selle, et ma küll kahjuks ei ole mingi IT-spetsialist, ma ei ole tark või niimoodi, aga võiks teha ka YouTube'i taolise nagu keskkonna, kus me ka mitte ühtegi reeglid ei peaks järgima nagu. Küll see lasib mõned teatud reeglid siiski, sest tema reeglidega elada ei saa, aga näiteks koppaseadust me ei siis aktsepteeriks seal. Ja ma tahaksin, et pakkuda võimalikult head keskkonda üle maailma content creatoritele nendega teha koostööd, nagu kuna ma seda teha ei oska, siis ma kahjuks ei saa oma YouTube'i keskkonda luua.
Nii, jah, aga et siis jaa, aga mina ei kustuta oma videosid ära nagu YouTube'i kanalil teeb mina, et need alles ma seal määretan just ära ja pole hullu, vaatame, mis tulevik toob, loodame, et äkki tuleb tulevik neist paremaks. Ja me hakkabegi varsti oma uudistega lõppu jõudma. There are another part of YouTube's COPPA compliance rules that is causing my concern. Starting in January 2020, YouTube will limit the data it collects for videos marked as made for kids under the government settlement. Ehk siis see on veel üks lisa siis, punkt, mis valmistab keerukust YouTube COPPA seaduses ja mis nagu valmistab ka muret, on see, et alates siis jaanuarist 2020, kus see seadus välja tuli nagu ja kehtima hakkas, et YouTube siis võib limiteerida selle info kogumist videodelt, mis on mõeldud siis made for kids nagu ehk siis laste mõeldud videod, mingi jälle siis mingi government ehk siis mis ja see on nagu selle nagu tõttu ka. Ning for starters, that means YouTube videos designed for kids will not be able to include targeted advertising et siis nendele, kes nüüd tahavad alustada YouTube'i tegemisega nüüd 2020 aasta näiteks, et see tähendab seda, et YouTube'i videod mõeldud lastele ei saa niisugust nagu reklaami, et sinu videodel ei ole reklaami, sinu videosid ei reklaamita, sa ei saa promo YouTube'i poolt, et sa jääd sinna kuskile tähtamatusse kohta, et sind ei proovita leida, mis tähendab seda, et YouTube'iga alustamine on see aasta väga raske, kui just mõned kuulsamad YouTube'id sinna promoks nagu või reklaamiks, siis nagu tuled nähtavale. In addition, a whole slew of other features that depend on users' data will be disabled, including comments, channel branding, watermarks, the donate button, cards and end screens, live chat and live chat donations, notifications and save to playlist or watch later feature. Ühesõnaga, lisaks kõige muule on veel suur hulk neid nagu asju või võimalus või elemente, mis siis ka nagu siis najatub siis nagu selle kasutaja info kogumisele, võivad olla nagu siis keelatud või nagu kinni pandud nagu. Ühesõnaga, et siis kommentaare ei saa kirjutada, kanali brändingut ei ole sul, et sa ei saa oma kanalit reklaamida, midagi sukest nagu on ju, või nagu kanalit reklaami ei ole, watermark ei ole, annetusnuppu ei ole, kaarte ei ole, lõpuekraane ei ole, live chati ei ole, live chati annetust ei ole, teavitusi ei ole, save to playlist ei ole, vaata hiljem ei ole, et need kõik on ka lastele mõeldud videodele kinni, mis tähendabki seda, et lastele mõeldud videod on lihtsalt videod, millest kasu väga ei ole. Aga pole midagi teha, peab hakkama saama. Nii, plus the kid video designation also will apparently make them unsearchable. Lastele mõeldud videosid ei ole võimalik leida Google'ist ega mitte kusagilt mujal, sest nemad on nähtamatud ja neid ei saa otsida. Et neid jääb ainult sinu kanalil, aga mitte kusagil mujal ei näe. Videos marked in YouTube for kids don't show up in Google search. Videod mõeldud siis YouTube, videod mõeldud siis lastele ei ole leitavad ka Google search'is. According to YouTube, it will use machine learning to help us identify videos that are clearly directed to young audiences.
et siis nagu YouTube on maininud või lubanud, et siis nende see programm või masin, et tema proovib õppida nagu teie videosid ja ka ise YouTube'i see masin, robot, see võib muuta teie kanalile videosid nagu need identifitseerida nagu ka, et kas need on siis lastele mõeldud või kui need on nagu lastele mõeldud, siis nemad ise muudavad seal ära selle nagu need asjad nagu kanalil selle videole vaata, eks või videodel, et siis nagu näete võib-olla sellest abi, aga nagu YouTube tegelikult on öelnud ka, et täielikult nemad seda ei tee, vaid see on ikkagi sinu enda teha, kui sa oled YouTuberi. Aga et siin võivad olla nende masinadesse programmidest natukene abi nagu ka. Nii. And may override the channel or creator's audience setting choice in case of error or abuse. Selles ma nagu väga aru ei saa, et aga võib nagu mingi ümber kirjutada, ümber muuta kanali mingi või YouTuberi vaatajaskonna sätted valikuga mingi in cases of error or abuse, mingi errorid ja mingi ärakasutamine, midagi sükest nagu, see on natuke keerulisem osa. YouTube creators can set their entire channel to made for kids or mark only specific videos as such. Et YouTuberina sa saad ka ära määrada, et sinu kanal on täielikult mõeldud lastele, et siis on nagu kõik videod nagu mõeldud lastele automaatselt nagu, et see ei ole eraldi neid asju märkima ära. Või sa võid ka ükshaaval võidistama märkida, et kas need on mõeldud lastele või need ei ole mõeldud nagu lastele. Ja mina lihtsalt märkida siis eraldi, sellepärast, et ma mängin igasuguseid mänge kanalil ja no kõik need ei ole mõeldud nagu lastele. See on küll nagu keerulisem, aga noh, siiski. Aga just need, kes teevad ka lastele contenti niimoodi, et noh, nemad saavad siis kohe ära määrada kogu kanal lastele nagu mõeldud. Again, however, creators are advised that YouTube is not responsible for protecting users from legal liability. Ja see on taaskord jälle see, et vaata selle siis YouTuberid on nagu hoiatatud või nagu soovitatud niimoodi või nagu meil tulevad, et YouTube ei ole vastutav siis mingi kasutajate kaitsmise eest mingi legaalsete mingi seadustega või mingisugune asi niimoodi, et ühesõnaga YouTube ei vastuta sinu eest, sina vastutad iseenda eest. There are also questions what videos made for kids even means. Et seal on nagu ka küsimused, et nagu, et mida tähendavad, või tähendab, et made for kids, mida tähendab, et mõeldud nagu lastele, et even nagu means. Siis on kohe siis vastatud seda ka nagu, et according to the FTC, there is no one size fits all answer, but in general, it says the COPPA rules apply if the intended audience is kids under 13. Mõtlen, et seal ei ole sükest kuldset keste vastust või ühte kindlat vastust ei ole sellele vastamiseks, aga et föderaalüksuse poolt siis see tähendab seda, et COPPA seadus tähendab nagu seda, et seadused ja reeglid siis on mõeldud videodele, kanalitele, et mille vaataskond on siis 13 ja alla või mille videod on siis mõeldud 13 ja alla nagu, et need on kindlasti mõeldud lastele mõeldud, aga nagu riigiti võib see vanus nagu siis erineda, et näiteks noh, ma ütlesin, et minul on kuni 17 on siis videod lastele mõeldud videod ja 18+, kui ma näen, et mängus on 18+, siis ma panen, et see ei ole mõeldud lastele nagu. Nii, hea küll, vaatame nii. Ja nüüd siis viimane asi, selleks me läheme tagasi minu Google Chrome'i, võtame lahti siit BitCute. No ta seal pole mingit jubedat pilti ees. Nii, väga hea, paneme login ehk siis sisse, logime sisse. Nüüd räägime keskkonnast BitCute. BitCute on nagu ka YouTube, nagu te näete. Siin on kanalid, eks ju, nagu popular, subscribe, trending, all, niimoodi.
Siin saab siis nagu annetada selle BitQute'iga ka Help Us Grow, et nad koguvad siis hetkel $30,000 endale. Siin on siis mingid infot ka nagu, et basic info show, basic operation team, ja siis võib-olla additional support team member, need asjad tulevad juurde, eks ju. Et siin saate siis toetada Bitcoinidega, Bitcoin Cash, Ethereum ja nii edasi, eks ju. Siin on nagu see info olemas, membership, saad isegi tegelikult membershipi osta nagu. Vaatame kohe membershipi. Nii membershipides on meil siis on bronx, silver, kuld, platinum. Et siis bronx on siis $5 kuus, ehk kuskil 3-4 eurot kuu. Et siis saada siis support badge endale. Max on üks kanal, 2 playlisti, 100 playlisti sisu on ju. Kuid te ei saa exclusive tassi ega exclusive T-särki. Silver $10 kuu. Saate siis silver support badge'i. Max exclusive, see on ingliskeelne. Max on 2 kanalit, 25 playlisti ja 150 sisu playlistis. Ning te saate siis eksklusiivse tassi endale, kuid te ei saa T-särki. Kui te ostate endale kuld leveli, on $20 kuu, saate gold supporter badge'i, Max 3 kanalit, 50 playlisti, 250 sisu playlistis, saate eksklusiivse tassi ja eksklusiivse T-särgi. Ja platinum on platinum supporter badge, 4 channels, need kanalit $50 kuu muidugi, 100 playlisti, 500 playlist sisu ja siis on eksklusiivne tass ja T-särk. Ja siin te saate siis nagu valida ka, et kui pikalt te subscribe'ite neid, kas 1 kuu, 3 kuud või 6 kuud. Et siis 1 kuuga te ei saa allahinnust. 3 kuud on 10% soodsam ja 6 kuud on 20% soodsam. Kui te tahate, saate toetada nagu. Nii, meil on ka night mode olemas siin, on day mode olemas, siin on siis upload a new video. Et siin siis näete ka video detail, description, content sensitive, et siin saate ka muuta on ju nagu neid asju, upload siis video on ju, upload cover. Nii, läheme siis siit tagasi. Notification on olemas siin, mul notification pole. Ja siin on need profiil, kanal, playlist, subscription, notification, watch later, favorite, settings, membership, monetization ja edasi. Et te saate ka siin oma videoid monetiseerida, te saate siis teha playlisti, näiteks vaatate, minul on ka kanal olemas siin, eks ju. Niimoodi kohe tuleb meil see ette. Kohe varsti tuleb meil see ette, natuke loeb meil siin. Et siis näete, ma küll paraku viitsi vist kõiki videosid siia ümber ka laudida, kuigi ma olen proovinud niimoodi teha. Et kui ma alustan mingid uut seeriat, ma alustan uut seeriat näiteks 2 Point Hospitalis, mis on ka mõeldud lastele mõeldud content, eks ju, YouTube'is, kuhu see kommenteerida. Olen laadinud neid videosid siia BitQute'iga, lisaks siis mõned muud videod samuti. Et kui te tahate minu videot kommenteerida, mida te ei saa YouTube'is kommenteerida, aga te tahate neid kommenteerida, siis te võite tulla ka siia BitQute'i vaatama minu videosid nagu. Et näiteks mul on siin näiteks siis 2 Point Hospital episode 5, eks ju. Et näete, siin saate tweetida, saate share'ida, kommenteerida saate likeida, dislikeida, vaata, mis ta arvan olemas siin. Saate meeldivaks panna, eelmiseks panna, watch letter saate panna, playlist saate lisada, flag'ida saate, samuti share'ida saate mind, tippida saate mulle või teisi saate mulle näiteks, notification saate on nagu et mul on 0 subscriberit, eks ju. Ma arvan, et ma igaks juhuks lingin ka oma BitQute'i siis kanali siia alla videoinfosse ka. Et kui te raasite või tahate, siis te võite näiteks mind subscribe'ida ka BitQute'is.
lisaks YouTube'ile. Hospital. Ja kui sina oled YouTuber näiteks YouTube'is, aga sa tahad ka kusagil mujal keskkonnas oma video lisada ja pidada muudatusi, kuna eile mul mäng crash'is, kui ma üritasin minna mappi, mida ma tahtsin praegu teha, laadimine on siin pisut keerukam, raskem ja aega mis tõttu võib mõnikord videod üles saamine kanale võtta kuni nädal aega, seetõttu mõnikord ma sealt salata panen seda videot ja bitjuuti, sest kogu aeg mingid errorid ja ta ei lähe üles ja see on natuke, kui see on vajab rohkem tööd keskkond, aga noh, pärast pikka pusimist ma olen saanud üldse videosid üles nagu ja kui ma jälle saan videot üles ja ma olen alla, mis ma seda video kustunud ja teisalt ei saagi YouTube'is kommenteerida ja ka mitte siin, aga te võite vaatama nagu tulla ka ja teil on Yahoo, mida soovitati ka, aga noh, ma ei tea, see on lihtsalt mulle meeldis kõige rohkem nagu vaatame igasugust üle ka oma neid asju siin on olemas, nii ma ei tea, kas ma seda näitasin, aga ma näitan teile siin ära ka. See on minul siis see eelmine video, mis ma teile juttu tõin õnnikonnas. Et siin ongi nagu siis see, et näiteks siin näitab ka, et näed, lastele mõeldud, määrasin teie, määrasin tõesti. Ja et siin ongi näed siin, et panin siis, et jah, see on mõeldud lastele. Nii näitab, et lastele mõeldud videodel ei ole saadaval sellised funktsioonid nagu isikupärastatud reklaamid ja märguanded. Lastele mõeldud tähistatud videod soovidatakse tõenäolisemalt teiste laste videode kõrval. Et ja noh, siuksed asjad siin. Aga olgu, räägime nüüd siis nii, stop promotion, McDonald's ready for promotion from junior pealvalmised ongi nagu see näiteks, kas vlogid on mõeldud lastele või mitte, mina ei tea. Hetkel ma olen sätestanud ja ma ütlen oma kanali, et vlogid ei ole mõeldud lastele, ma saan saada kommentaare. Kui mida YouTube sellest arvab, mina ei tea. Lisaks, kas te tavapäraselt reklaamide, tootevideod ja muud asjad on mõeldud lastele või mitte. Ma seda ei tea. Ühesõnaga, kas ma peaksin määratlema, et lastele mõeldud videodena või mitte määratlema, ei tea. Ja seetõttu ma ütlen niimoodi, et ma määratlen, et mis inimest ma ise seda tunnen ja arvan, et kõige parem võiks sobida. Ja YouTube seda arvab, ma ei tea, aga noh, enam me näeme. Kõik olevat hästi. Lisaks hävide küsimus on see, kas tuleb kogu oma YouTube kanali videod ümber muuta ja sädastada, et või muuta seda oma videod kanali need on tehtud alates 1. jaanuarist 2020 aasta. Ma ei tea. Mina heaks juhuks hakkasin viskasin ümber muutma kõige esimesest videost, mis ma kanalile laadisin, ehk siis Minecraft. Ja kõik Minecrafti videod lähevad siis lastele contenti alla. Aga jällegi teema on see, et mul on kanalile 700 video ja et need kõik läbi töödelda on päris pikka aega. Ja ma iga veel teha ka ei viitsin, et ma hetkel mu kanal nagu ta on, aga muidu jaa, et 2030 päeva töödelda. Et siis jah, vaatame seda, et YouTube ja Google asjad aitavad võimalikult palju sellel teemal, on siiski väga palju küsimusi nagu mis on seda peale. Anne püsiatri juurde. Ja siinkohal ma tahan tegelikult seda ära mainida, et ma otsustasin tegelikult ka YouTube'ile saata väga väikse kurjakirja. Otsin YouTube'ile öelda, et ta ennast võtab nagu käsile ja hakkaks YouTube'ile natukene rohkem ikkagi premeerima ja hindama, aga ma hetkel pole YouTube'i ühendust võtnud ja me jääme, kas ma saan YouTube'i ühendust või mitte. Ühesõnaga, jah, YouTube on siin nagu keeruline keskkond, et YouTube on nagu naine, sest naised on sellised käest, keda väga on raske mõista, sest ühel hetkel on üks tuju ja isu, teine tuju ja isu. Aga noh, näeme, mis tulevik toob, et proovime hakkama saada. Ja ma loodan, et siis teil oli sellest ka abi ja kasu ja ma tean, et meil Eestis on väga palju, või mitte väga palju, aga on piisavalt YouTubereid, kes teevad videosid. Et võib-olla kui teil pole veel siukeste teemade seadustega kursis, et siis kes videos kurssi
mis ma seda alla video infosse panen, ma ei tea, elame-näeme, sinna tuleb lingeid sinna. Ja selle video ma kindlasti jätan siis mitte lastele mõeldud videoks, et te saate siis kommenteerida seda videot, te saate küsimusi küsida, kui on mingeid küsimusi või ideid ja nii edasi nagu. Aga need olid siis päeva uudised ja need on siis Kunnmällu. Ja kui te selle meeldis, siis on like videot, kommenteeri videot ja kui te põlnud minu kanalt teil, siis teile minu kanalit ja jagage minu kanalit informatsiooniga ma sõpradele, et minu kanal ilmus uus, tulisi vaatama, mis minu kanal toimub. Ja saate ma Anestan ka siin videos just olemas. Või kui te vaadate minu kanal sotsiaalmeedia info paremat kätte, seal on olemas PayPal donation nupp, kus on samuti jaa, ikka, proovime juurde. Annetus pole oluline, iga üks annata nii palju võimekast, või palju ta annata soovib. Ja muidugi mul võib saada fännmeili. Fännmeili info on all video info olemas. Fännile alla kuulise kirjad, pildid, joonsid pakitused, nii, lähme allapoole. Tartpool, ja suurma tõenäoliselt ma 4 inimesed, kes mul on saadud fännipakke, millest ma olen saanud ka YouTube videosid teha, on teile väga tänulik. Ma arvan, et ja tänan ette ka need inimesed, kes saavad ma tuleviku poole pakke, millest ma siin jälle teha ju oma YouTube'i kanalile videosid. Samuti mul on ka Patreon. Patreonid on ka all videos olemas. Või kui te võtate minu kanalile sotsiaalmeedia infot, mis on millal paremat kätke. Oi, siin suli keegi ära. Siis seal on ka minu Patreoni nupp olemas, kust kaudu saada minna minu Patreoni lehele. Kõikidele Patreoni toetajale on siis boonusüsteem, boonusprogramm, nii palju muud uut ja huvitavat. Kui teil on võimalus, minge kuulata minu Patreoni lehte ja saage minu Patreoni toetajast, kui teil on see võimalus olemas. Ja kindlasti jääge lainele, minu räägib alati minu video vaadata. Senist nägemist, mina olin siis Kunnmällu ja kohtame peale peaselt taas järgmises videos.